Selle videojuhendi eesmärk on tutvustada ADS menetlusrakenduse kaardirakendust. Vasakul asuvas jaotises on võimalik avada erinevaid paneele. Paneelil nimega kihid asub kaardilegend, kus on võimalik erinevaid kaardikihte sisse ja välja lülitada. Lisaks on võimalik tutvuda kihtide metaandmetega. Paneelil nimega otsi on võimalik otsida kaardile erinevate tunnuste alusel, näiteks ETAC ID, versioonitunnuse, ATS-ID, päritoluregistri tunnuse või muu alusel. Kui otsingu tulemusi on rohkem kui üks, saab valida, kas kuvada kaardil vaid valitud või kõik objektid. Otsingu teostamiseks tuleb vajutada otsi nuppu või Enteri klahvi. Samuti on võimalik määrata otsingu liiki ehk mille hulgast soovime otsida, näiteks kehtivate aadressiobjektide või ETAC hoonete hulgast. Aadressi alusel otsimiseks on võimalik kasutada ülaservas asuvat otsinguvälja, kus aadressi sisestamisel pakutakse erinevaid sisestatud aadressi alusel leitud aadresse ja aadressiobjekte. Samuti on sellel otsinguväljal võimalik otsida ka katastri tunnuse alusel. Kirja juures kuvatavate tähekombinatsioonide järgi on võimalik tuvastada objekti liiki, näiteks lühend KÜ tähendab katastriüksust. Otsingu tulemuses kuvatakse ka päritoluregistri tunnus, kui see on olemas, või ATS-ID, kui päritoluregistri tunnust ei ole. Otsingu tulemuses soovitud objektil klikkides viiakse kasutaja kaardil selle objekti asukohta. Kui läheme hiirega kaardil oleva markeri peale, näidatakse hallil taustal valitud objekti korrektset täisaadressi. Kui soovime saada veel lisainfot objekti või objektide kohta, siis selleks on võimalik teha infopäring. Selleks tuleb kaardi ülaservas lülitada sisse infopäringu nupp, mis sisse lülitamisel rohelises kirjas. Seejärel klikime huvipakkuval objektil. Avaneb infooken. Kuna enamasti on sisse lülitatud mitu kihti, siis on võimalik klikitud asukohas olevate objektide infot vaadata, kasutades navigeerimiseks nuppe eelmine ja järgmine. Samuti on võimalik huvipakkuv objekt valida rippmenüüst. Kui soovime objekti kohta rohkem infot, siis on võimalik vaadata objekti andmeid ATS-i põhisüsteemis. Selleks tuleb klikkida objekti detailandmete real asuval versioonitunnusel, mille peale avatakse objekti andmed ATS-i põhisüsteemis. Infopäringu väljalülitamiseks tuleb uuesti kaardi ülaservas asuval infopäringu nupul klikata. Automaatselt lülitatakse infopäring välja liikudes paneelile tegevused või kui lülitada paneelil vahendid sisse mõni tegevusnupp. Paneelil vahendid on näiteks joonlaua funktsionaalsus. Kui joonlaud sisse lülitada, on võimalik kaardile erinevaid mõõtmisi teostada. Näiteks mõõta joone pikkust, pindala või mõõta ringina. Saame valida, kas soovime mõõte või nurkiga kaardil kuvada. Mõõtmiseks peame kaardile klikkides moodustama soovitud kuju. Kuju lõpetamiseks tuleb teha topeltklikk. Võimalik on korraga joonistada mitu kuju. Mõõtmistulemused kuvatakse vasakul asuval paneelil. Kui soovime mõõtmise lõpetada ja või mõõtmistulemused kaardil kustutada, siis tuleb vajutada paneelil asuvat nuppu Kustuta mõõtmistulemused. Kui me mõõtmistulemusi ei kustuta, siis jäävad need kaardile ka teistesse paneelidesse liikudes ja teisi tegevusi sooritades. Mõõtmistulemusi on võimalik kustutada ka nupuga Puhasta kaart, mis puhastab kaardi kõigist markeritest. See tähendab lisaks mõõtmistulemustele kustutatakse ka näiteks varem otsingu tulemusest valitud objekti tähistav marker. Paneelil tegevused on võimalik sooritada erinevaid tegevusi valitud objektidega. Paneelile liikudes lülitatakse kõik teised tegevused, näiteks mõõtmine või infopäring välja ja sisse lülitatakse selekteerimine. Objekti selekteerimiseks tuleb klikkida kaardil soovitud objektil ja märgistada see linnukesega.
Valitud objekt kuvatakse kaardile eristuva värviga. Vasakul asuvale paneelile ilmuvad seepeale automaatselt tegevusnupud. Saame valida, mida soovime selekteeritud objekti või objektidega teha. Valiku tühistamiseks tuleb vajutada nupul Tühista selekteeritud objektid. Kui tegevuste paneelil asudes lülitada sisse infopäring, siis töötab ainult infopäring ja selekteerimine ei tööta. See tähendab, et uuesti selekteerimiseks tuleb infopäring välja lülitada, klikkides uuesti infopäringu nupul. Infopäringu nupu kõrval asub aluskaartide valiku nupp. Vaikimisi avaneb alati hübriidkaart, kuid aluskaarti on võimalik vastavalt soovile muuta klikkides soovitud aluskaardi ikoonil. Kaardil on võimalik vaadata andmeid ka Google Street View rakendusest. Selleks tuleb klikkida kaardi vasakus servas asuval kollasel mehikesel ning hiireklahvi lahti laskmata lohistada soovitud asukohta. Hiireklahvi lahtilaskmisel avatakse tänavavaade sellest kohast ning tänavavaatel liikumine toimub sarnaselt Google Street View rakendusele, näiteks haarates ja lohistades kaardipilti või kasutades zoomimiseks ja navigeerimiseks nuppe lisaakna paremas alaservas. Tänavavaate akna alaservas kuvatakse foto tegemise aega. Tänavavaate saab sulgeda ristist. Sellega on lühike ülevaade ADS menetlusrakenduse kaardirakendusest olemas. Kaardi kasutusjuhend on kättesaadav klikkides ekraani alaservas asuval küsimärgiga nupul.